Tai naine. Selle vanust ma ei hakka ütlema, sest tavaline keskinimene ei elagi nii kaua kui selle vanus oli. Aga no pohhui selles suhtes. Ja siis ma veel maksin peale ka, et juustes sikutada ja kõredi pätsi katsuda ja iga laks oli mingi 25 on ju. Sireis ka kõigil närvid läbi peksavad selle klaari juures. Aastaid teed seda teed, siis lõpuks muutud siukseks, et sul on jumala pohhu ja tõesti. Naiste suhtes on jah, naistel on ju kergem. Sa mõtle ise hommikul kuradi tõused üles, tahad keppi saada on ja helistad plaks, siuke loll kalur ja noor ka veel kohal on ja oleks ma naiste rahvas, ma oleks raudselt litt suure L-tähega või. No vaata ise kui lihtne, täna hommikul kuulsin seal telekas naistest midagi on ja siis hakkasin mõtlema, vaata kui ma põhjas olin on ja siis mul ühes sadamas oli must on ja kuskilt sealt Kongo vabariigist. Selle oli hea töö, siuke hommikul nägi, et ma sisse tulin, siis saatis mulle SMS-i, tule kohale 50 kulli keeras perse ette on ja aga sellega ei olnud pull läbi, siis ütles vaata, kas sa tahad äkki pätsi katsuda, siis 25 anna juurde vahepeal seal, ütleme selle ürituse käigus on ja siis jätad, teed väikse pausi, nagu kohvipausi on ja maksad jälle 25 on ja siis saad pätsi katsuda ja kui tahad seda juustest sikutada on ja siis maksa jälle 25 on ja lõpuks lähed minema 250 eurtsi taskust läinud ja ongi korras, aga algul hakkab pihta 50 on ja lõppfaas on see ju, ega siis tal on hea, kui ma teda juustest sikutan ja kuradi klohmin seal vastu perset on ja et naistel on selles suhtes nagu vähe lihtsam neid mehi koorida. Lõpp-finiš on see, et mind lihtsalt topiti tanki. Mina läksin hommikul, arvasin, et see on 50 nussi on ja lõpp-finiš oli see, et jäin kuradi 250 ilma ja nussisin teda hoopis. Selles suhtes on nagu naistel ikka jube kerge mehi ära kasutada. Aga ühes sadamas oli siuke Tai naine. Selle vanust ma ei hakka ütlema, sest tavaline keskinimene ei elagi nii kaua kui selle vanus oli. Aga no pohhui selles suhtes, et ta oli siuke hästi nagu sõbralik muga. Võttis mind kogu aeg vastu ja sellel oli nagu siuke 50 ja siis said rahmeldada seal, ütleme nii. Ja ta oli veel selline, kes ütles mulle alati, et vaata, oi, sul on ikka veel palju järgi, davai. Et lõpuks viskasidki 50 juurde. Vahet ei ole 100 euro eest, noh oli küll siuke 100 vana. Aga vähemalt tegi sul kotid tühjaks. Pean selle kursi generaatorist maha võtma. Et nendega on jah, ütleme, et naistel on ikka tunduvalt kergem elu ja mehed on siuksed lollid ka, vaata. On ju sõna ots mõttes. Et täna hommikul kuulsin, rääkisid sellest, siis tuli nagu kõik meelde, kuidas mind kooritud on igat pidi. Igas sadamas välja arvatud slaavi naised olid siuksed, kes pundiga võtsid sisse, viisid kalareis, pesid pesu, tegid süüa on ja vaatasid, et sul kõik kohad oleks tühjad, kui sa minema lähed. Aga noh, nad olid siuksed mõnusad. Pean selle maha võtma. Et jah, siis Vääri saartel oli mul üks kuredi kohalik reisk. Sellele ma vist jätsin oma seemne ka sisse. Sellepärast, et see tuli välja. Minema läksin sealt, siis tuli välja, et ta oli rase. Aga noh, mulle ei ole keegi nagu midagi öelnud. Aga no ma arvan, et seal võib siuke minusugune korralik kalur ringi osta küll. Täiesti võib olla, ütleme nii. See oli siuke, kes raha ei tahtnud, siis see oli koht. Nii kui ma sisse tulin, nii oli kohal kohe. Ühes sadamas oli taanlane. Tere, mis seda, et saab ellu minna kogu aeg.
sellel oli mingi isa, oli päris rikas. Omas mingit suurt talu. Mul oli pohhui, kus ma tulin sisse, vaata, me käisime ümber Taani nagu püüdmas, et sügisel olime seal kuradi Kärjekätis ja siis läksime Balti merre ja Skeeraki ja Põhjamerre ja Skotlandile ja Hollandisse, igal poole vaata käis. Siis vahet ei olnud, kuhu sadamasse ma tulin, siis see tuli ikka kohale. Aga no ma ei viitsinud vaata mingit talupidav. Aga jah, see must oli küll siuke. Ma sadamasse läksin, siis nägi, et mu laev oli sees. See on põhimõtteliselt oli niimoodi, et tahtis ise nussi saada, siis lihtsalt vaatasin, et ma olin kohal, ja mina arvasin, et mina muidugi noor loll, arvasin, et tegelikult hoolib minust, et vaatasin, et ma tulen sisse. Tahan kepi saada, tegelikult tahtis küll ise saada. Ja siis ma veel maksin peale ka, et juustes sikutada ja kõredi pätsi katsuda ja iga laks oli mingi 25. Mis teema veel siin mõtlesin? Siit et seal sadamates on jah, igal pool juhtanud igasugust põlle asja vist. Tegeb üle 13. See vist ei sobi siia. Ma tahan seda kinekat kätte saada, siis saan juba vaadata, kas see läheb, kas sellel saab äkki harjad ära vahetada või mis teema on. See tundub siuke õige asi siin peal vist olevat, nagu ma aru saan. Siis võib ju proovida. Siis mul oli üks slaavi naine, see oli kuskilt kuradi Siberist. Selle vend oli igavene kant peal. Oho, see kuks nüüd siia. Kuhule sinna alla rais. See, kui see nüüd sinna O-ratta vahele kuhugile ei kuku. Ei jää. Aga noh, ma arvan, et siuksele O-rattale võib-olla ta ei teegi muhvi. Ma ei tea ka. Teemres. Uks siia alla nüüd. Ma tean, kuidas. Survepesuriga sinna alla. Siis ta lööb sealt vahelt välja siia kuskile võib-olla põhja. Täpselt nii ma teengi. Mul oli jah üks kurdi slaavlane kuskilt sealt mitte Kurganist, ma ei mäleta, kus kurdi Siberi oblastist oli. Siitpoolt kannatab küll keerata, siitpoolt ei kannata. Siit käib üle. Saab midagi välja nuputada. Aga noh, see mereelu oli ikka vinge, ütleme. Said jälle kuskile erinevast sadamasse, said mingi sita kokku keerata, siis kihutasid jälle paadiga minema. Ja oligi kõik korrad. Ei olnud vaja midagi seda teha. Tagasi tulla ja kellegi käest andest paluda. Võtmed võiksid ju klappida, kui nad siin autos olid või selles paadis olid, on ju. Ma ei tea, et tuleb midagi välja mõelda. See võti vist ei mahu sinna vahele. Ei viitsi seda suurt võtme komplekti tuua. No, see on mingi veel. Mis on 12. Teem, keegi helistab. Kuidas ma selle kätte saan siit?
paneks äkki kuidagi alla, hoiaks seda kinni, et see ringi käib. Käib ikka raisk. Okei. Ja siis oleks vaja see tüüristav jurukas siit lahti võtta. Aga jah, see ühes oli jah. Ühe koha peal ma sain sükst asja ka proovida nagu masinatris. See on siuke nagu kinos oled res. Pandi sul otsa külge ja vahtisid porri res. Ühe naise juures. Oli mul sükse võimalus ka olemas, sükse asjaga elus ära proovida. Vahet ei ole, mul ei ole pohhu selle vahel. Mis number see on? Et see oli jah, nagu kinos istud reis, lükati otsa ja vahi porri ja aga vähemalt paljas naine oli ees, selles suhtes oli nagu kõva. Vaata see nüüd on 13, see on 11, 10 ja 12, noh. Nüüd võiks nagu kuidagi midagi toimida ju. Nii. No see ei lähe reis. See on see ju. See on ju 13. Aga see on 11, okei. See on 13. See on siin. Täpselt seda võtsite mulle. Merel oli selles suhtes hea, et seal oli nagu nii rahulik. See, et kui see torm ja kõik need värgid ja kui sa seal oled ja vaatad seda, see on nagu täielik adrenaliin. See on nagu annab nii palju jõudu sulle. See on nagu võitled millegi nimel. Samas on nagu jumala ilus. Sa oled väljas, vaata, meil olid ju lahtised, algul oli ju lahtine paat. Siuke samasugune, ma olin seal paunades, sõitsime seal ühest lainest teise lainesse. No ta oli muidugi 19 meetrit pikk. Et ülikõva oli. Tead, kui sa oledki niimoodi kõrgel, vähe kõrgemal ja vaatad neid suuri lained, mis tuleb ja see kapten on siin sulle selle koha peal siin teeb tööd, sellepärast üks peab olema ju kastis, kes võtab põrke vastu ja see kast ju järjest, võrgud lähevad sisse, sina tambid neid nurkadesse ja see kast tõuseb, sa lähed järjest kõrgemale, siis lõpuks sa hoiad roolimajast niimoodi kinni ühe käega ja hüppad seal nendes võrgukastides ja laine käib kogu aeg üle, teem kui vinge see on. Eks sa lendad ka seal muidugi ühest otsast teise otsa, aga see on ikkagi see on nagu, ütleme, vinge elu restad. Mis elu, ütleme, see on karm lihtsalt. Sõidad jälle kuskile sadamasse, ajad selle maha, last puhtaks, uued peale, jää, vesi, söök, tõmbad jälle merele, seal oled 4-5 kesireis, kõigil närvid läbi peksavad selle klaarivad reis. Aastaid teed seda teed, siis lõpuks muutud siukseks, et sul on jumala pohhu reist. Ja sealt tulebki see, et kus sadamasse lähed, siis vahet ei ole, sa tahad lihtsalt naist saada ja naist näha vähemalt näha paljast naist. Siis ei ole mingi vanuse vahe ja siuksed asjad ei loe üldse rolli. Ja sa oled vaadanud neid karvaseid mehi nädal aega, jutti või rohkem. Mis teema on siis? Ma ei tahagi seda ühte mutrit lahti või. Ma pean korjama need lehtvõtmed siia sisse ära. Ja käiguvasti õli on vaja ära vahetada, aga täna ma ei jõua seda. Siin tulen homme tegema. Näed, siin on mingid, vaata kui see on 13 ja need on siis tangid, siis võib-olla ju mingi nipiga kannatab seda ju täitsa lahti keerata ja jah, tuligi. Ära see ütle. See on see nutikus.
oh nutikus mind ei piina, ma kalur, lõbus mees, tamm-tadara. Ma kõike oskan, oma oskus kiidan. Nii see käib. Ma tahaks merele ära minna. Õisläetus ma tahaks minna praegu. 2,5 tonni on vette tõstmine, sest traktoriga ei saa minna, liiga pehme on. Tuleb auto peale ja siis tuleb sinna sadamasse, saab parkida ja saab, ütleme, talve läbi seal möllata, kütta sellega välja ja teha midagi, proovida vähemalt. Vot, nii on lood. Nii et te võiksite vähemalt aidata selles suhtes, et kirjutage midagi video alla. Ma lugesin kuskilt selle, ma nägin, et kui te kirjutate video alla, likeite hästi kiiresti seal esimene, kui ma panen üles, ma panen tavaliselt 4 ajal üles, kuskil 4,5-5 ajal õhtul enne. Ja kui te kohe kirjutate ja likeite, siis ta hakkab seda edasi viima. Ja siis on võimalus saada täitsa võib-olla 5-10 euri video eest. Ja siis võib-olla saab selle 300 euri kokku kah, siis ma tõstan ta vette ära. Panen navi peale. Vot nii on lood, et seda ei ole ju palju küsitud. Seda ei ole, mingi võrdsus peab ju olema, ja siis see annab siukse tugevama suhte ka meile, ütleme niimoodi. Moodi need siin kinni on nüüd. Mis kuradi moodi need võivad seal kinni olla? Keegi teab ka. Aga mina ei tea, ma pole ju mingisugune mehaanik. Äkki tuleb see siit ära võtta, lahti keerata või ära tõmmata lihtsalt. Ongi ära tõmmata lihtsalt. See tuleks nüüd lahti võtta. Ei tea, mis see... Keegi oskab seda korda teha või? Saadan kellegile selle või? On keegi nii tubli ja teeb selle korda mulle või? Ei tea, kuidas see lahti käib. Siin tuleks arvatavasti harjad ära vahetada. On ju niimoodi. Aga see telliskivi Eesti saata, see on ju jooma juures. Lihtsam on ise see siukse nutikusega nagu mina, kes on mitu korda kuradi üksikult saarelt ära pääsen. Peaks olema küll võimeline siukseks asjaks, aga ta on nagu tahmand, äkki see on kokku põlenud üldse. Võib juhtuda siukest asja või? Kirjutage mulle. See ongi hea, nüüd kirjutage kõik mulle selle generaatoriga. Kes tahab uut generaatorit mulle saata, kes tahab seda korda teha, kõik need kirjutage. Siis mu video läheb edasi ja siis üksinda ma küll seda päris maksta ei taha 2 poolt, et see vette läheks. Ja siis teile lõbusõitu teha mingi võrdsus. Teeme väikse võrdsuse. Või siis liituge membershipiga, see on veel parem. See 10 kulli kuus ei tapa teid. Siis võib-olla saab kokku, Aga huvitav, kirjutage, mis see, äkki see on ära põlenud. Ta on nagu tahmunud siit, näed. Või äkki on see sitt hoopis. Ma ei tea, jah. Teine asi on nüüd see, et see kruvid oleks sealt kuidagi kätte saada. Äkki kus ta siia uppuda võis, eks. Näete äkki või? Siit on kinni kõik. Ei, ta sai siia alla ka minna nüüd. Teemes. Siit näeb läbi. Okei. Proovi siit läbi, ma võib-olla näen seda üldse. Võib-olla. Ma ei tea muidugi, kui palju pahandust ta siin teha võib. Mingi siuke kuradi piildeva mutter.
tehtud siuksest materjalist, et peaks survepesuriga proovima seal vahel lasta. Ma ei usu, et ta mingit paksu pahandust teeb, sellepärast et see on ju piilteema mutter. Vaadake, kui jäme, see on kõik raud. Kui see kuskil hammasrataste vahele, see lihtsalt teeb korra kõk ja ongi korras. See on minu arvamus vähemalt sellest asjast. Ma ei tea muidugi, kuidas see tegelikult olla võib. Võib-olla ta saatub kuidagi sinna mootorisse või vajalt, et see siia telliskivisse saab sisse. Kirjutage jah selle Geneko kohta, see tuleks ära vahetada. Siis oleks üks asi veel tehtud. Ma pean selle õli ära vahetama. Käigu hästist, arvatavasti see on see, siin on see, millega, kust panna õli sisse. Ja sealt alt läheb ta välja. Ja ma sain teada, et sinna läheb ainult mingi 300–500 grammi võib-olla. Siis põhimõtteliselt on mul see õli olemas, seda sama õli võib sisse panna. Näed, mul on siin 300 grammi. Ja ma hakkasin üldse mõtlema siukest asja, et kuna see oli nii kaua seisnud on ja ma ei tea, see õli oli nii must kui vähegi võimalik, siis ma mõtlesin, et ma lasen selle uue hea õliga tal sõita nüüd natukene, mitte siin koha peal tiksuda ja siis vahetan uuesti õli ära. Siis ta peaks saama nagu puhtaks. Ja käigukastis ka ja kõik need ja teen siia uued lauad ja põhimõtteliselt ma olen valmis tormi minema. Nii et kui te siin kirjutate kõvasti mu videode alla ja see YouTube jagab seda, et inimesi rohkem vaatab, siis me võib-olla saame selle raha kokku ka. Et ta sisse tõsta. Muidu ma tõstan ta alles kevadel. Et märtsis. Aga mul on siin sadama koht olemas siin all kohe selles, et siit oleks saanud tuisata muidugi kädekätti ja testida teda laivis. Kuidas ta sealt vastu peab ja võrku panna ja ma peaks võrku saama panna küll. Lihtsalt ei kujuta ette, kuidas see võrgu üles võtmine käib, kui mu võrgumasinat küll peal ei ole. Aga midagi nipitab välja. Alla voolu, alla lainet saab ikka peale võtta, vahet ei ole. Nii on lood. Aga mis edasi, ma lähen selle, jään nüüd ootama, mis te Geneko kohta ütlete. Siis ma võtan nagu need otsad on ka jumala persesse. Et ma täna õli vahetama ei hakka, aga järgmises videos hakkame õli vahetama. Siis räägime veel seiklustest, mis mind ees on oodanud, või mitte ees oodanud, vaid on läbi elanud. Aga naiste suhtes on jah, naistel on ju kergem. Sa mõtle ise hommikul kuradi tõused üles, tahad kepi saada ja helistad plaks, siuke loll kalur, noor ka veel kohal on ja 250 kulli taskus, sikutab ka sind juustest veel ja sul super hea ja ma lähen välja, mul hea ja siis lõppkokkuvõttes hakkad mõtlema, et kuule äkki topiti mind hoopis tankile. Et täna siin nagu mõtled selle peale, siis tuleb välja hoopis, et mitte mina ei saanud nussi, vaid mind lihtsalt kasutatigi sõna otseses mõttes ära. Ja sealt ongi järeldus, et naistel on ikka siuke, naistel on vähe kuradi parem see elu kui meestel. Aga selge, kindlasti likeige videod, kui meeldis ja kirjutage siia midagi. Ja siuke pikem lause, siis ta töötab. Ja nii kui näete, et ma olen tulnud, vahet ei ole, te ei pea videod üldse vaatama, lihtsalt kirjutage sinna alla. Siis on väike koostöö. Üldse, kas siin natuke tahmane oli. Aga ju midagi ikka jäi. Aga järgmise osas me vahetame käigu Eestis õli. Vaatame, kus saame hakkama või ei saa. Võt.